Nii, äsja lõppes mäng TTÜ-ga, kindel 0-3 kaotus, tuju vist oli kõige parem jälle? Ega jah, vastane oli tugev ja peab tõele nagu näkku vaatama, et siin andsime endast parima. Tegelikult nagu kolmanda game'i lõpp näitas, et oli mängu küll. Asi sai selgeks, peame mängima kiiresti, lööma tugevat servi. Aga võitis see, kes vähem eksis jällegi viimasel ajal. No, mängisite tõuses joones, tänase mängu esimene game läks, võib öelda, päris aia taha. Mida mäng edasi, seda parem hakkas teil mäng toimima? Nojah, hakkasime lugema neid ka nagu natukene rohkem, et kust ja kes ja mismoodi. Eks nad vahetasid omal nii-öelda teise koosseisu sisse ka siin mängu lõpupoole. Aga mehed on tugevad ja liigatabeli liider, et see näitab ka nagu üht-teist, et ma arvan, et sinna see läks ka. Kui palju see mõjutas, et teisel pool oli päris mitu Saaremaa meest? Ei, omad tuttavad mehed võib-olla oligi kodused mängida natuke, et tead, mis mehed teevad ja ei olnud nagu midagi hullu. Kas võib öelda, et tänase mängu üks märksõnasid oli palling? Et ise jäite suht tihti jätta Tallinna Ülikooli pallinguga ja oma palling ka täna, ütleme, 5+ ei olnud? No jah, nagu ma ennist ütlesin, et läksimegi lööma tugevat servi, et ega siin me võime selle kõksu üle panna, aga see tuleb siit nii kiiresti tagasi, mehed on täpsed ja tugevad, et läksime natukene ründama pallinguga, aga tänu sellele tuli ka palju eksimusi sisse, aga jah, vastase palling oli tugev, konkreetne, hüppelt serv, et selles suhtes oli jah, vastasel hea serv. Eile mäng Audentesega, kuidas selle paari sõnaga kokku võtad? Alustasid hästi, võitsite esimese game'i, siis nemad võitsid 3 game'i järjest, kuigi jah, tõsi, viimane game oli päris tasavägine ja läks juba seal 27-29 punktide peale, aga kaotus tuli ikka. Jah, kaotus tuli ikka, et samamoodi mehed on tugevad ja peab nagu ega siin nagu kedagi muud süüdistada ei ole peale iseenda, et peab trennis natukene rohkem tööd tegema ja ise peab tugevam olema. Otsustavatel hetkedel jäime jätta siin nipet-näpet, et paar jälle pallingu iga game'i lõpus tähtsatel hetkedel ja see tõmbab nagu sellise motivatsiooni ka maha meestel teistel ja sinna ta läks. Kas see tähendaks, et mentaalselt oleks juurde minna? Meie mängul on jah, üldiselt on see, et me suudame teha väga selliseid konkreetseid ja häid lahendusi teinekord, aga need jäävad nagu see episood jääb küllaltki lühikeseks. Et samas tuleb nagu siuke möönapaus nagu sisse, et jah, siuke nagu ühtsus või mingi hetk kaob ära, et hakatakse nagu vaatama nagu pigem teistel otsa kui iseendale. Aga tehke siis trennis usinalt tööd. Saab tehtud.